Miks see, ma küsin, miks see Tallinna vihm radioaktiivne on või? Miks ta on või? Jah. Oi, siin on nii palju pahasi ja halbu komponente, siin mitte pole ainult radioaktiivne see Savisaar, jaa, see on lausa viirus, meil levib AIDS õhku pidi lausa ja kommunismi viirus võtab pead kiilaks lausa. Jaa, see ka on. Niimoodi. Nii. Mida te soovitaksite Lõuna-Eesti inimesele, et kes nagu loevad lehest Jüri Mõisa üleskutset ja tahavad Tallinnasse tulla? No mina arvan, et Lõuna-Eesti inimesed peaks ise oma mõistusega vaatama, aga Tallinnasse ma teid küll ei kutsu. Siin on nii kurb ja raske elu. Kui te tahate Eesti elu nautida, siis elage Lõuna-Eestis. Kui te tahate Vene elu nautida, siis tulge Tallinna. Vot niimoodi. Aga teil on seal ju Venemaale tükk maad lähemal, mis te siia sõidate siis? No vot niimoodi. Sa oled siin Toompeal või? Või Läti ja Läti ja Venemaal. Me oleme siin Toompeal Ussein. Kui te tahate Eesti elu, jah, siis olge tõesti Lõuna-Eestis. Aga kui te tahate Vene elu näha, siis tulge siia. No kuule, davai. Jah, Tallinn ei ole Eesti linna ammu juba. Padar tule välja. Siin ei ole ka mitte midagi muutunud viimase 15 aastal. Halvemaks läinud. Ainult halvemaks. Millest see näiteks väljendub? Millest see väljendub? Inimsuhetes. Lähme või? Paar sõna, Heimar, kas tohib? Ma tulin silmi võtma. No tere! Kuule, palju õnne teile kõigepealt. Palju õnne. Palju õnne. Olge õnnelikud ja kirjutage siis õpik, kuidas teised õnnelikuks peab saama. Kuule, aga me siin tulime tegelikult Jüri Mõisa üleskutse peale. Ta kutsus kõiki Tallinnasse. Tallinnas elama. Mis sa arvad? Jüri Mõisa ajab udu. Mina kutsun kõiki maale elama, tulge Lõuna-Eestisse, Kagu-Eesti, seal on puhas loodus, seal on tallamata metsad, seal on samblad, kus keegi pole võib-olla 10 aastat peale astunud, rääkimata veel müramisest kahekesi. Nii et tulge Lõuna-Eestisse, seal leiate tõelise elu. Tallinnasse pole mõtet tulla, Tallinn linnastub liiga kiiresti ja siin on ainult hea elada neil, kes on Mõisa moodi suured ärimehed ettevõtjad, aga teie olete hinge inimesed ja mõtlevad inimesed ja loodusinimesed ja armastate elu, nii et teie elage seal, kus te olete, mida kaugemal Tallinnast. Aga Tallinnas võib käia teatris, baaris, tulla, Tallinnas võib käia kirikusse tulla näiteks ja vaat nii, mina arvan niimoodi. Ma ei pea Jüri Mõisa mõtted õigeks. Ma võin pikalt rääkida, aga pole mõtet. Jah, ei ole õige. Ja tule Tartusse kella meile. Kuule, tulen, jah. Tead, ma jooksen auto peal, mul tellite auto. Sul on Ivari Padar. Kommentaar. Tervist. Tere. Ilusat demokraatia pidupäeva teile. Me oleme Tartust, me tulime Jüri Mõisa üleskutse peale. Tallinnas. Me tulime uurima. Ma olen selles suhtes natukene unikaalne, et ma olen endale nagu mõlemad elukohad säilitanud, et mul on olemas Võrus oma kodu ja mul on ka Tallinnas oma kodu olemas. Sa võid võru keelen kõnelda? Ma võin võru keelen kõnelda. Mul on nagu kats elämist. Üks on Tallinna elämine, täna on Võru elämine. Et ma nagu mille pärast inimesed Tallinna tulevad? No mille muu üks rasatsema pärast. See on üks rasatsema rahakotimano ja ega muud ole midagi. Ega siis inimesed saavad tiini ja kaetiks, kus elama ehitus ümber Tallinna käima, ta jessakene, kus on inimesed varem oma elanud. Kus on ärklikambrin või keldrin, kus on kõik elanud. Ma nüüd on nii palju korteli lase olla. Ja ega Eesti Rahva Genitali on ka SEB ühispanga kurat sahtli vahele kinni pantud tollal, et kui mida juhtus, siis on selge tuu, et ega ta rahval ei ole lainumiks hirmsale võetu ja kas majandus on tulevik on ka nii hästi, et kes jumal teda tiib. Ega juhul ohu oma üle on. Aga üldiselt ma ütlen niimoodi, et suurest luust, et
et tuu haig ükskord on, kui inimesed tegelikult Tallinnast kolis tagasi ja üks osa inimesi, kes ongi Tallinnast tagasi kolinu hoobiski. Ja ega siis tollajaosed inimesed kolinu Tallinnast tagasi, noh, peab mõne asja kõrvan olema, noh, ükskõik me oleme kõrvan Tallinn-Tartu kiirtiist ja no tegelikult on tuu ka küllalt oluline element, et lõunaeestlane, kes Tallinnale peab tüüle käima, ütlevad õse asja pärast, ta saame üks tegelikult lõunaeestini elada ja Tallinn on tüüle käiva, noh. Nii et ja no üks kindel asi on muidugi internet. Just. Et kui üks internet on üle Eesti kinasti kätte saia, siis on selge, et hulgal inimesel, kellel on võimalus tegelikult oma töö ja toimetus koskil ükskõik mõtsanukkan ära ajada ja oma leevapala artiini, nii et ega tundu asi ongi. Ega siis väga palju on asi, üks leevapalokas on kinni, noh, mis ta on X kõneled. No, et seal Konstantiini seal oled ja nii on, aga no maailm näiteks teistmuudu ja ega siis lõpus on Lõuna-Eestiga hoopis või omamuudu asi tule, et Riialiin on miks hulgale võrokestele läheb peal viil kui Tallinna ja kes jumal tiid, kus Riialiin nakkas arenema ja täitsa võimalik, et ütel hetkel nakkas Lõuna-Eesti moodne sõna on integreerumine. Aga võib-olla rohkem läbi käime tegelikult hoopiski tolle saan see Liivimaa blokiga. Ja tulegi Liivimaa. Et ka tuu või kõik olla veel. Nii et egal juhul on nii, et mul on veel kestnud hää miil, et Eesti, Läti, Leedu nüüd varsti peaaegu omagi ilma piireta ja see on omavaheline läbikäimine ja ma usu, et seltskonnal rohkem nakkas käima ja ükskõik kas see Valga liina kaimi, et Valga liin on varem palju nagu koti otsan oli kasvõi. Nüüd on miks niimoodi nagu Paunaseen oli. Nüüd on miks Valga liina on niimoodi, et õige hulga asju, mis on näiteks Läti Valkaga kokku mõtletud ette. On tu kutsehariduse ajamine või on haiglaasja ajamine, eeskä kiirabi ajamine. Et no ma tean, Läti Valkal on maru kõrval ju kiirabi auto olema. Aga Valgal ole ei. Ja sellega tuu, et siis tule omavahel kokka kõnelda, ole ei mõtetada kokas kulutada niisama tühja tähe peale. Nii et ega ole ta Tallinna midagi hõisata siin, et võtsu kerta ka, kui läheb rahvas Riia-Liina kord, et siis. Nüüd võttes vist Valga-Riia rong ka pantas käima? Kui kaugel ta on? Vaat ei tea, jah. Egad muud on loomulikult tahtnu, et küll on hääga olnud sääne reisirongiliiklus, mis inimestel nagu maru käe järgi on. Aga sama ajal on selge ju kõneldes ükskõik kastas reisirongiliiklusest Tartu-Tallinna vahet, mis mul tus kasu, ma pead autoga Tartu sõitma. Vanasti oli küll sääne asi oli olema, Vinnehaigu, kui oli nii, et õdaku lätsid puul 11 lätsid Pihva rong Tallinnale. Et üü läbi loksed platskardini ja kummuku küll 6 pantjaaman maha. Et kas teda kunagi säänest tagasi tuleks üks asi, mis on, et raudteevedude pealt nagu ma aru saanud dotatsioon reisija kohtale nii hirmus hulga raha, et ta vist riik ei jõva massu, ma pelgin. Aga ei ole me näeme, kus ta asi nakkas minema, nii et ma usu toda, et Juuna kaitsesse eks kõrvuti raudtee ja maanti mõned pareneseks. Kas raha on kõige tähtsam elus? Mis ta on kõige tähtsam? Ma tunnen umbe hulga inimesi. Ma tean umbe hulga maru rikkuid inimesi, maru õnnetuid inimesi ka. Et ega siis raha miks vaja, aga ega tuu raha ei ole jummal veel. Tunnu asi on, et raha süve on vaja, kullakene. Mis sa teid? Aga tuu on ka jant, kui inimene eks väga raha orjas seal kätte läht. Kui inimene nakkas raha süüma? Jah, kui inimene nakkas raha süüma, et üks osa rikkit, ma tiia küll, kes elätsi kõik kabla otsan, et kas teeva suitsiidi või tiik, nii et ega tuu ka õnn ole nii. Mulle tule vihmahari ju, nüüd on asi karmiks. Huvitav, kus ma nüüd sinna allinna saan? Jalgsi. Aga kuule, kus siis sais on, kas 65 anti järja? 64. Üks on puudu. Praegu nakatigi asja õiendama. Kõigile silmad, mis on muud, pandas valedetektor külge ja võlsid või võlsi. Aga Riigikogu liikmetele, poliitikatele maru rassedu valedetektoriga, tuled umbes sassi kõrraga. Et kui tähembas võlsi, siis kunagi varem või võlsi. Tuleme hädaga. Vaat nii. Kurat, nüüd ma pean kihutama. Ma tulen kell 4 tagasi, mul on kohtumine kuramus. Olulise persooniga. Kuule, väga hää. Davai. Kuule, sa oled alla või?